Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala akuutsemad uudisteemad. Seekordses saates räägime sõjalistest konfliktidest Ukrainas ja Lähis-Idas. Viskame õhku küsimuse, kas liitlased peaksid USA-le appi minema, kui Donald Trump vastava soovi esitab ning kuidas käimasolevad konfliktid mõjutavad eestlaste elujärge. Teemat aitab avada majandusekspert ja välispoliitika vaatleja Raivo Vare. Tervist! Tervist! No hakkame siis kohe peale 10 kas-küsimust, nagu saateformaat ette näeb ja loodame, et midagi väga sünget siit välja ei kooru. Kas liitlaste vastumeelsus Donald Trumpile Iraani vastu algatatud sõjas appi minna võib muuta NATO tulevikku, et Saksamaa ja britid on juba välja öelnud, et nemad Hormuzi väinale minna ei soovi? Esimene põhjus on, et tõenäoliselt Euroopa liitlased on kaotanud lootuse, et solidaarsuse ilmutamine garanteerib omakorda Washingtoni poolt solidaarsuse ilmutamist. Ja see on väga dramaatiline muudatus. Teiseks ei olegi, nii nagu ütles Pistorius, Saksamaa kaitseminister, ei olegi ju eurooplaste sõda klassikalises mõttes, sellepärast, et suurem osa sellest võib-olla gaas välja arvatud, mida Katar tarnib ülejäänud osas väga suurt sõltuvust sellest kandist Euroopal oma energiatarnetes ei ole. Gaas on küll väga valus teema ja see tõstab elektri hindu meil ja inflatsiooni, aga ja küll selle elab üle, eurooplased saavad hakkama. Aga küll aga on Aasia riikidele see väga suur probleem. Jaapani sõltuvus sellest kandist on 75% nende energiaimpordist ja Lõuna-Koreal 65% näiteks, Hiinal natuke alla 50%, Indial 50%. Need on kõik riigid, kes on suured, olulised ja hädas. Nii et ma saan aru, et eurooplastel nii suurt tõmmet selle vastu ei ole. Seda enam, et on suur juriidiline vaidlus püsti, kas see sõda on üldse õiguspärane rahvusvahelise õigus seisukohast. Aga kuidas Aasia riikide häda võib seda olukorda mõjutada, et see kasvav rahulolematus? No jah, aga Aasia riikidel oli Hiina välja arvatud, kellel on otsene seos Iraaniga, keda Iraan muuseas ka soosib praeguse seisuga ja lubab nende jaoks tankereid sealt läbi, nagu India jaokski. Siis ülejäänud tegelikult ei saa midagi teha, nii et nad on lihtsalt hädas ja neil ei ole valikuid, aga Euroopal on valik ja Euroopa siis ka vastavalt teeb neid valikuid. Aga minu meelest Euroopa seisukohast andis kõige õigema diagnoosi või kui soovite siis soovituse, andis meie põhjanaabri president Alexander Stubb, kes teatas, et tuleb Trumpi, ta andis mõista, et tuleb toetada, aga seejuures selle toetuse nii-öelda eest küsida vastu Trumpi poliitika muutumist sisuliselt Ukrainas. Aga lähme korra tagasi selle teie öeldud lause juurde, et Euroopa liitlased on hakanud lootust kaotama, et kui nemad ise hätta jäävad, et meie suurliitlane USA neile appi tuleks, et kas see on seotud otseselt Trumpi poliitikaga või on see aegade jooksul niimoodi kujunenud? Ei, ma arvan, et see on väga palju seotud Trumpi poliitikaga, sellepärast, et tegelikult ju juba oma esimese kadentsi ajal president Trump, see on siis eelmine kord, kui ta oli valitud, oli ju tegelikult suhteliselt resoluutne, kus ta teatas, et me ei pruugi teile appi tulla, sisuliselt ütles selle välja. No rääkimata sellest, et NATO on nii-öelda iganenud ja me loeme John Boltoni, tema julgeolekunõuniku vahepealse tollest ajast tuntud rahvusvahelise figuuri memuaaridest, et ta tõsimeeli kaalus NATO-st lahkumist ja nii edasi. Nii et loomulikult see juba oli kuskil seal olemas ja nüüd uue ringiga tulid need asjad peale, millest palju on meedia kirjutanud ja me näeme seda, et siis see usk murenes veelgi. Tulles Stubbi välja öeldu juurde tagasi, siis kas Trump võib liitlaste tõrkumises seoses Lähis-Ida konfliktiga siduda abiga Ukrainale? Eks ta mõneti on isegi füüsiliselt paratamatu, sellepärast, et ainuüksi, kui me mõtleme sellele, et seal selle piirkonnas Pärsia lahe piirkonna riigid lasid selle aja jooksul välja rohkem patrioote 2 korda, kui neid aastas siiani toodeti. Patrioti rakette pakk 3. Siis ütleme niimoodi, et juba ainuüksi selle pärast on probleem, sest lihtsalt pole midagi enam väga jagada Ukraina jaoks, nii ameeriklastel kui ka teistel, see võtab aega. Teistpidi ma ütleks, et tegelikult et siis fookus on oluliselt kaldunud ja, absoluutselt. Me ju ei leia kuskilt rahvusvahelist meediast enam Ukraina pealkirjugi praktiliselt üles 5. leheküljelt. Kõik, mis on esimest 4 lehekülge on täis, eks ole, Lähis-Idas toimuvat ja sellepärast meil on, ja teine asi on seotud ka liitlaste võimekusega. Sellest peaks ka rääkima. Võimekuse juurde me jõuame, mul on see täitsa olemas. Väga hea. Aga kas meie välisminister Margus Tsahkna oli liialt rutakas öeldes, et Eesti on valmis USA-ga arutama oma vägede saatmist Hormuzi väina või liitlastena ei saa me väikeriigina Saksamaa ja brittide kombel keelduda?
Mõneti on see viimane väide õige küsimuses ja teiseks ka ausalt öeldes peab arvestama konteksti, sellepärast et Tsahkna ütles seda visiidiga seoses Iisraeli. Ja olgem ausad, täna on ikka väga selgelt näha, et selle sõja nii-öelda initsiaatoriks on mõneti Tel Aviv rohkem kui isegi Washington. Nii et selles mõttes on arusaadav ja mida me saame teha, see on iseasi. See vägede saatmist nüüd küll ei maksaks rääkida, aga mingite spetsialistide saatmine on teoreetiliselt võimalik. Või peaks olema lihtsalt selline diplomaatiline toetus? No sisuliselt diplomaatiline peab olema, siin ei ole väga palju meil valida, nii et selles mõttes on see omamoodi arusaadav. Kas USA ja Iraani sõjalisele konfliktile on üldse võimalik kiireid lahendusi leida või on tekkinud uus sõjakolla, mis pikalt hõõguma jääb ning seeläbi maailma majandust kurnab? No algne idee oli tegelikult dekapiteerida ehk siis jätta juhtkonnata riik, mis on mõneti ka õnnestunud. Muuses. Oluline kiht tippjuhtkonnast on tegelikult hävitatud, eelkõige Iisraeli jõupingutuste tulemusena, samuti Ameerika jõupingutuste tulemusena on hävitatud suur osa raketipotentsiaalist ja ka tuumapotentsiaalist, see on ka tõsi. Aga see eeldus, mis ilmselgelt oli ja mida tegelikult Iisraeli peaminister Netanyahu ju lausa enne sündmuste algust ju avalikult ka müüs Iraanile ja avalikkusele maailmas, oli, et nüüd tõuske ülesse ja lükake see režiim kokku ja vahetage režiim välja, siis seda tegelikult ju päriselt juhtunud ei ole. Esiteks magati see võimalus maha, siis kui see rahulolematus oli päris kõrge pärast jõule ja jaanuaris ja see suruti ju väga veriselt maha režiimi poolt ja nüüd on hirmud väga suured ja tegelikult ka põhjendatud, sest tohutult suur repressiivapparat, mis Iraanis on välja arendatud, on ju tegelikult inimesi juba selle eest kuni poomiseni välja ka karistanud, rääkimata vanglasse panekust, mis on hästi koledad Zindani tüüpi idamaised vanglad, eks ole, nii et inimesed lihtsalt füüsiliselt ka kardavad, aga sellist autokraatlike, olgu nad teokraatlikud nagu Iraan või mitte, režiimide nii-öelda lõpp saabub siis, kui tänavate survel ehk siis nii-öelda rahulolematuse kasvule ja demonstreerimisele rahva poolt lisandub eliidi lõhenemine. Ehk siis juhtkond läheb lõhki. Ja see kõikides nendes juhtumites, mida me oleme ajaloos näinud ka viimasel ajal, on see alati niimoodi juhtunud. Seekord seda ei ole veel juhtunud. Vaatamata sellele, et tippjuhtkond on likvideeritud. Aga kas te näete seal kuskil horisondil mingisugust valgust, et see võib niimoodi minna? No, lähiaastatel. Puhtalt pommitamisega üldiselt ei ole režiimivahetused siiski võimalikud aga pommitamine tõenäoliselt toob väga suure nii-öelda tagasilöögi Iraanile tervikuna ja mingisugused muutused seal kindlasti juhtuvad. Praegu hetkel pigem tundub, et revolutsiooniline kaardivägi, see kõige ideologiseeritum ja kõige võimsam jõud siseriiklikult on tegelikult hoopiski võimu konsolideerinud enda kätte. Ja kuna ta on samal ajal detsentraliseerinud nii-öelda tulistamise õigused, mis vanasti olid hierarhilised, nüüd enam ei ole, igaüks võib komandör oma raketiga tulistada või oma šaheediga, siis see tähendab seda, et tegelikult selline terroristlikud laadi üksikoperatsioonide hulk ei kao ajas, sest kõiki neid hävitada ei õnnestu sellisega massiivse pommitamisega, nagu praegu käib. Suured asjad hävitatakse ära, aga need väiksed jäävad et ühe pea maha võtmine oleks lihtsam kui... Jah, ongi täpselt ja loodeti, et sellest piisab, kuna on hierarhiline autokraatlik riigikord, aga tuli välja, et ei tule välja, sest nad olid selleks valmistunud. Muuseas, pärast viimast pommitamist. Kõik see toimus pärast viimast pommitamist kiires korras kohandus Iraani režiim ja andis nii-öelda osa võimust ära ja detsentraliseeris otsustusprotsesse ja peitis oma nii-öelda võtmeisikuid ja oma võimsusi, neid, mis on ründevõimsused vastu ja nii edasi. Nii et, ja šaheede on neil väga palju. Rakette hakkab otsa vasti saama, veel on natukene, aga see saab otsa, aga šaheediga võib tükk aega jätkata ja kui me vaatame, mida Trump ütles, et kuu lõpuks saab läbi alguses. Nüüd ta juba tõstis Hiina väga olulise visiidi ümber, sellepärast et kardab, et ei jõua kuu lõpuks asi ühele poole ja Hiinasse minna, kes on Iraani liitlane, ilma seal Iraanis protsessi lõpetamata ei ole võimalik. Nii et ilmselt see juba vihjab, et see kestab kauem ja teistpidi sõjaline planeerimine, nagu on nüüd välja tulnud CENTCOM-i poolt, mis juhib seda kampaaniat Ameerika poolt, kestab praeguse seisuga nii-öelda üksikasjalikud plaanid on tehtud stsenaarselt ja detailselt septembrini. Nii et eks see paistab, mis see saab, aga mida kauem kestab, seda suurem on selle negatiivne mõju maailma majandusele. Kuna te eelnevalt siin ütlesite, et rahvusvahelist õigust silmas pidades selle sõja legitiimsus on pehmelt öeldes küsimärgi all, siis kas Donald Trumpi ja Vladimir Putini tegevuse vahele annab tõmmata mingisuguseid paralleele ka? Noh, eks mõned on seda ka tõmmanud, arvestades, et mõlemad nimetavad seda erioperatsiooniks.
sõjaline erioperatsioon terminoloogias on kasutusele võetud ja see ongi seotud selle loogikaga, et viia ta välja sellest rahvusvahelise sõjaga seotud õiguse ruumist juriidiliselt mõneti. Ja see oli teadlik käik venelaste poolt, omal ajal Putini poolt ja täpselt samuti ilmselt ka praegu Washingtoni poolt. Kas eestlaste elujärg on seoses Ukraina ja Lähis-Ida konfliktiga lähiajal veel kannatamas? Paraku on ja on sellepärast, et tegelikult see makromõju majandusele on päris suur, aga ta ei jõua kohe kohale ja igas asjas ei jõua kohale. Ja kui ma nagu enne ütlesin, et tegelikult ei ole väga suur probleem nafta osas, jah, hinnad tõusevad, see on kindel. Ja juba me näeme seda ja väga suure tõenäosusega võivad need hinnad kasvada kuni 2,5 euroni liitrisse. Nii et lagi ei ole veel käes? Ei ole, aga samal ajal sellega saadakse hakkama, kuigi see on inflatsioonifaktor. Aga teine pool asjast on see, et on veel gaasiteema. Gaasist ma tahaks eraldi rääkides, see vaadatakse sellest mööda kogu aeg. Kuuleme. Gaas on, tähendab, Katar on 25% maailma vedelgaasi turust. Ja nüüd on Katari gaas kinni. Vähe sellest Iisrael veel igaks juhuks pommitas seda sama Katari ja Iraani jagatavat gaasimaardlat maailma suurimat. Ja nüüd on ka, see tähendab seda, et ainuüksi juba tehnilistel põhjustel, mida ütles ka Katari minister välja, et kuna me panime nüüd need asjad kinni, juba esimest Iraani rünnakute järel, siis selleks, et nad uuesti lahti teha ja käima saada, läheb 2 kuud aega. Ehk siis on teatud inerts. Inerts on ka logistikas, seondus laevandusega, kindlustuse kõige muuga, eks ole. Nii et see inerts tuleb mängu tehnilistel põhjustel ka siis, kui sõjategevus lõpeb. Aga sõjategevus veel ju ei ole lõppenud, nii et me võime näha seda, eks ole, veel pikalt neid järelmeid mingil kujul. Ja nüüd gaasihindadest rääkides peab rääkima sellest, et Euroopas on see häda, et Euroopas talvega said gaasihoidlad tühjaks. Nüüd on vaja neid täita ja täpselt sel hetkel hakkasid seal sündmused, gaas jääb Katarist ära, aga Katari gaas ei ole, ta on ka Euroopa jaoks 4%, aga see on väike, selle elab üle, saab Ameerikast rohkem või Norrast ja see elame üle lihtsalt kallim on. Aga kallimaks läheb ta kõvasti, sellepärast et need samad 75% või 65% sellest gaasist sõltuvad Jaapan ja Lõuna-Korea ja India ja kõik hakkavad ju ostma iga hinna eest ja juba on suunatud gaasitankereid ümber Aasia poole. Nad maksavad üle. Ja me nägime, mis juhtub, kui selline gaasisõda lahti läheb. Kui Putin alustas Ukraina kampaaniat, enne sellele eelnes ju 2022. aastal gaasisõda, kus ta kunstlikult ajas gaasitarnete katkestamisega, mida ta tegi, gaasina ülesse. Miks? Sellepärast, et Euroopa oli sunnitud siis just täpselt kevad suvel, vaja oli täita oma hoidlaid ja siis ta pidi võistlema Aasia riikidega iga gaasikoorma eest. Iga laadungi eest ja lihtsalt Aasia maksis üle, siis maksis Euroopa üle ja seab hinnad üles. Miks see meile oluline on? Lisaks sellele, et palju sõltub gaasist endast ja selle hinnast. Me teame ka meilgi, eks ole, kütteks. No tõlgendame tavatarbija jaoks ära, mida see reaalselt tähendab? No see tähendab, et gaasi hinnad lihtsalt lähevad üles mõneks ajaks ja me peame lihtsalt rohkem maksma, kui me tarbime gaasi. Ehk see olukord, mis praegu tegelikult on juba käes, et inimeste kulutused, inimeste arved on suuremad kui nende sissetulekud, muutub ainult hullemaks. Oot, asi on veel hullem, sellepärast, et Euroopa tururegulatsioonid elektriturul on toonud kaasa selle, et tegelikult elektrituru ehk siis elektrimaksumuse tarbijale tipphinnad dikteeritakse gaasijaamade poolt. Ehk siis, kui gaas on kallim, siis gaasijaamade poolt tehtud elekter on ka kallim ja see tähendab, et ka elektrihinnad lähevad üles Euroopas. Ja see tähendab mida? See tähendab seda, mida me juba teame. See läheb kogu aeg, eks ole, kallimaks ja see nende osakaal kulutustes majapidamistes kasvab ja see toetab inflatsiooni. Ja samal ajal veel üks asi, mida ma tahan öelda, on see, et juba on tehtud kalkulatsioone, kui palju see olukord pidurdab maailma majanduse taastumist ja arendust. Ehk siis majanduskasvu. Praegus seisuga on selline esimese 2 nädala nii-öelda mõju hinnatakse 0,2% majanduskasvu kaotusele. Ehk siis me kasvame 0,2% vähem piltlikult öeldes, kui me muidu võiksime, kui ei oleks seda jama. Ja nüüd, kui me nüüd pikendame seda perioodi, kui see veel jätkub kauem, kui need hinnad lähevad veel rohkem ülesse, kui see mõjutab tarbijaturgu pikemalt, siis me oleme palju suuremas hädas, meie majanduskasv ei praktiliselt võib üldse jääda nii-öelda paigale ja see tähendab, me ei tule sellest kriisist välja, mis siiani on olnud, me oleme ju kogu aeg kokku tõmbunud, eks ole, näiteks Eestis. Me lihtsalt satume stagflatsiooni, see on siis, kus majanduskasvu ei ole, aga hinnad ikka kasvavad. Ja see on kõige õudsem stsenaarium nii ühiskonna, inimeste kui ka poliitika jaoks. Ehk siis selle valguse seal tunneli lõpus te kustutasite ära ja parem vist ongi sellepärast, et ma saan aru, et meil on raha sellest maksta nagunii. Aga kas USA tähelepanu koondumine Iraanile annab praegu Venemaale vabamad käed Ukrainas toimetamiseks? Ja kindlasti.
ei ole kahtlustki, sellepärast et kogu tähelepanu äratõmbamine ei ole mitte ainult maailma meedia tähelepanu äratõmbamine, vaid ka poliitilise eliidi selle osa, kes tegeleb nende sõjaasjadega, need on ju samad inimesed. Olgu nad Washingtonis või Berliinis või kus iganes. Ehk siis igasugune surve on vähenenud. No kuulge, mõelge, teil on, eks ole, selline pirukas käes, mis põleb, eks ole, siis sellisel hetke ja Ukrainas on mingisugune hetke tasakaal ju tegelikult tekkinud, kuigi ebameeldival viisil. Ja kuskil õhus on ka veel mingisugune rahuleping. Ja sellis olukorras lihtsalt ei jätku jõudu ega aega ega võimalust nendel samadel inimestel tegeleda veel ühe prioriteetse teemaga. Ehk siis midagi üle teha, praegu on prioriteet Lähis-Ida ja see on veel mõnda aega ja see tähendab Ukrainale nõrgemat olukorda, sellepärast et ei ole ei Washingtonil selle aega viisakalt asju ajadega läbi mõelda, ei ole seda aega ka Euroopa liitlastel tegelikult ega võimekust. Aga USA-l nende rahukõneluste vahendamine samuti on kuidagi... No jah, aga praegu on ju selge, et tulete meelde, et tegelikult ka Iraani kõneluste vahendajad olid kes? Need samad Vitkov ja Kushner väimes, kes tegelikult ju ei jõudnud kokkuleppele Iraaniga. Küllap nad uuesti kasutatakse, pealekauba Vitkov ongi selle piirkonna eri saadik algselt olnud, pärast teda pandi Ukraina teemadega tegelema Trumpi poolt. Nii et ma kardan, et me mõnda aega näeme sellist olukorda, kus USA tegelikult väga jõulis samme ei taha Ukraina suhtes astuda ja sellepärast Stubi soovitus on veel enam tähtis. Et me peame väga selgelt kanna maha panema, tahad meie toetust nüüd, siis olgu Ukraina toetus ka. Kas te usute, et need Trumpi sammud on kuidagi teadlikud, on need läbimõeldud või üritab ta praegu enda ametisoleku ajal teha lihtsalt mingisuguseid asju ära, et kirjutada ennast siis ajalukku? Seda on keeruline öelda, sellepärast, et võib uskuda... On seal mingi suurem eesmärk kuskil taga? Ja võib olla ka suuri eesmärke. Me nagu alahindame tihti peale tema hektilise stiili tõttu, et seal võivad olla ka mingid teised eesmärgid seal taga. Ei saa eitada, et see võib olla tähelepanu ärajuhtimine mingitel sisepoliitilistel põhjustel. Võib olla asjatu lootus väikeseks võidukaks sõjaks, arvestades, et tulevad vaja valimised. Enne seda kuskil juuliks on vaja see sõda võidukalt nii-öelda lõpetada selleks, et saaks dividende nii-öelda sisevalimistel Ameerikas ja see võib olla ka mingi muu eesmärk. No viimased vandenõuteooriad on, et see on hoopiski seotud, meil ei ole seda eetri aega ja seda põhjalikult seletada, aga põhimõtteliselt selleks, et uuesti töötada üles Ameerika merede ülemvõim, mis vahepeal on hakanud kaduma. Ja see on nii-öelda hea viis seda praktiliselt tõestada, eks ole. Ja kui me mõtleme selle peale, et Euroopa liitlastel on võimalik sinna 3 laeva saata ja konvoi jaoks sellest ei piisa nagu nii, siis tekib küsimus, miks ta siis ütleb eurooplast, et tulge appi, mida nad väga teha saavad. Et võib-olla see on ka mingi survemehhanism veel kõrval ja veel loomulikult on seal Iisraeli kui peamise liitlase huvid, seal on Saudide huvid, mis tegelikult ei paista nii palju silma. Seal oli tegelikult nüüd pärast äsjaseid kongressi kuulamisi, jutt on USA kongressist, luurepealike ja ühendstaabi ülema aruandeid selgub, et tegelikult mõlemad nii luure kogukond Ameerikas kui ka nii-öelda meie mõistes kindralstaap ütlesid, et ärme lähe sinna, seda tegema nad panevad Hormuzi väina kinni ja tuleb tagasi löök majanduslikku laadi, kuigi jah, meil on ülekaal tehniliselt, sõjaliselt. Aga see ei taga meile absoluutset nii-öelda tulemust, vaid ainult osalise. Ja Trump ei kuulanud, nii et mingil põhjusel ikkagi tal on see väga tugev tõmme see asi ikkagi ära teha. Kui Trumpi esimesel ametiajal armastati kõiki tema käike põhjendada sellega, et Trump on ikkagi ärimees, ta teeb otsuseid lähtuvalt sellest, mis on kuidagi majanduslikult kasulikum, siis kas praegu see fookus on kuidagi nihkunud? Et kas me saame teda jätkuvalt nimetada ärimeheks? Noh, ei praegu päris ärimeheks ei saa nimetada. Äriga tegelevad tema klanni liikmed, kes siis paralleelselt tema erinevate pingekollete läbirääkimistega peavad seal samas nende vastastega ärilisi läbirääkimisi, pojad näiteks mõlemad ja nii edasi, aga see on nagu teine teema, see ei ole otseselt. Nii et Trumpi ambitsioon on tänasel päeval kuskil mujal? Absoluutselt. Tema elukaar hakkab ikka üldiselt lõppema ja nüüd on tema jõudnud järeldusele, et ta peab ühe kõige suurema USA ajaloo, kõige suurema ja tähtsama presidendina sinna ajalukku minema ja selleks on vaja teha aktiivseid tegevusi, sellest ei piisa ainult, et sa teed teatud majanduslikke asju, mis on võib-olla rohkem äriga seotud. Kas Eesti võimekuse piir pakkuda oma sõjalist abi, olgu see siis läbi relvade, raha või inimressursi, on lähedal või juba ületatud? Noh, kus mina seda tean, seda peab küsima ikka nende käest, kes selle potentsiaali arendamisega ja selle eest vastutavad, aga hinnanguliselt nii-öelda üldteadmiste pinnalt võib öelda, et ega tegelikult väga suurt nii-öelda massiivset, tehnilises mõttes massiivset
kvantitatiivses mõttes massiivset abi me väga ei saagi pakkuda, me oleme lihtsalt selleks liiga väikesed, aga siit-sealt nipet-näpet ikka, eks ole, ja selles mõttes mõneti on see isegi kasulik, me oleme Ukrainas näinud, et osa meie näiteks sõjatehnoloogilist arendust, mis on seoses Ukraina sõjaga koha peal toimunud, nii-öelda lahingolukorras katsetatud, see on ju edukas olnud, nii et olgu nad siin droonid või raketid, miks mitte. Aga noh, ütleme siis niimoodi, et meie võimekus on ikka väga piiratud ja kui keegi räägib sellest, et või hirmutab, et oi, me nüüd saadame nüüd, ma ei tea, minitraaleri siin ühe ainsa, mis meil on sinna Pärsia lahte, siis minu meelest mereväe komodör ütles, et selleks läheb nii palju aega, et me seda kindlasti ei tee. Nii et selles on ka vastus. Kas Eestis on, arvestades tänaseid globaalseid arenguid, võimalik langetada otsuseid, mis inimeste elujärge kuidagi parandaksid või toimetuleku muresid leevendaksid? Et kas meie tänane valitsus on kahvlis või on neil siiski mingisugused hoovad kuidagi inimeste olemist paremaks muuta? No kui üldse mingid hoovasid ei oleks, siis milleks seda valitsust hoida, eks ole? Ja kui me lähtume sellest Maksimist, mida üks endine peaminister ütles, et ennäe ei saa üldse valitseda, kogu aeg üks kriis ajab teist tagasi, siis mina ütleks, et valitsus selleks ongi, et kriise lahendada ja nende tulemusi, mida alati saab lahendada, vähemalt pehmendada nende tulemusi. Muidu saavad inimesed ise hakkama. Nii et tegelikult see on ikkagi valitsuse kätes küll ja me näeme isegi selliseid liigutusi. Kas või praegu see aktsiisid ära jätmine. Ainult unustatakse ära, et aktsiisid ära jätmine oli viimane õlekõrs, sellepärast et kui nad seda ei oleks teinud, siis oleks see näinud eriti inetult välja. 2,5 eurosed liitri hinnad ja meeletud aktsiisid sinna veel otsa olukorras, kus tegelikult ainuüksi juba käibemaksu arvelt, mis hinnatõusust tulenevalt tuleb. Saadakse see ja veel peale ka rahad riigieelarvesse. Nii et ütleme niimoodi, et sellised pragmaatilised käigud on täiesti võimalikud ja loomulikult me näeme ka Euroopa ja mitmete teiste maade valitsuste tegevuses, kuidas nad neid samu energiahinna kasvusid üritavad nii-öelda piirata. Mitte ainult seal mingite maksude ära jätmisega, vaid ka näiteks ülempiiri kehtestamisega, strateegiliste varude müümisega turule, et seda hinna nii-öelda hüppelist kasvu tasalülitada, mida me muus ka teeme. Meie valitsus ka nüüd pani midagi turule sellest strateegilist varust. Et sellist võimalust on, aga nad ei ole nüüd nii suured, et me saaksime kriisid lahendada. Sellest peab ka endale aru saama, sellepärast et lõppkokkuvõttes ikkagi maailma turul ja me ei saa olla isoleeritud. Ja ei saa me seda mõjutada ja see sõda on liiga suur ja liiga võimas nii-öelda argument, mis mõjutab seda turgu, mis mõjutab meid mõneti objektiivselt. Me saame ainult pehmendada tagasilööke. Aga on veel midagi, mida annaks teha? Ei no ikka, klassikaline reegel, mille vastu meie valitsus on eksinud, on, et kriisisituatsioonis üldiselt makse ei tõsteta, vaid langetatakse. Nüüd aktsiisi puhul me seda küll näeme kütuseturul, aga tegelikult ju meil olid siin üsna äsja maksutõusud kriisi olukorras, kus majandus ei olnud veel taastunud. See oli vale. Me võtsime sellega niigi oma taastumistempost maha ja nüüd siis selle maailmas toimuva tõttu veelgi need tempod meil langevad. Nüüd üks asi, maksud, eks ole, aga maksude maha võtmiseks on vaja ka poliitikaid, mis seda võimaldaksid, ehk siis kulutust kõik reaalseks üle vaadata ja kokku tõmmata. Midagi ei ole teha, meil on väga palju ka väga tühja raha raiskamist, nagu nüüd välja tuleb ja samal ajal jääb 2 miljardit aastas veel üle ka. Nii et valitsuse poolt tühja raha raiskamist. Jah, nii et valitsuse poolt, riigi poolt laiast, aga see on ju valitsuse eelarve kaudu, eks ole, valitsuse otsustatava ja parlamendi poolt sisuliselt kummitempliga kinnitatava riigieelarve kaudu. Aga see on ikkagi riik laiemalt, eks ole, aga valitsus on sellest vastutav. Nii et ütleme niimoodi, et poliitikaid tuleb ikka natuke kohendada, midagi ei ole teha, sellist head ajal spessartis on läbi, kus loomuliku arengu tulemusena asjad kõik arenevad ja kui midagi puudu on, siis tõstad makse. Seda enam teha ei saa, muuseas see on tervikuna Euroopa probleem, see ei ole ainult Eesti probleem. See on igal pool praegu niimoodi ja see on tegelikult väljapääsmatu olukord mõneti, sellepärast et kui poliitikaid ei muuda, siis see loomulik asjade käik surub seda sama mudelit kogu aeg uuesti peale. Riigivõlg tegelikult ikka kasvab, eks ole, midagi muud üle ei jää. Ja ütleme niimoodi, et demograafia ka ei soosi tegelikult, sest maksubaas ju tegelikult kogu aeg aheneb inimressursi mõttes, mis tähendab seda, et valitsustel kulude kasvades ei jää midagi muud üle kui laiendada maksubaasi tehnilises mõttes ehk siis üha uusi asju maksustades ja meil on probleem, et kui võib-olla Saksamaal või Prantsusmaal seda teha on kergem, sest need on nii-öelda Euroopas tuumikriigid, suured majandused, kesksel asukohal ja nii edasi, siis ääreriikidel
veel sellises julgeolekupoliitilises olukorras ja nii kaugel, nagu me oleme. Ääreriikidel ja väikestel majandustel, nagu meie, on see põrgutee, sellepärast, et me kaotame meil mitte lihtsalt ei teki enam konkurentsieelist, vaid me kaotame konkurentsivõimekust üleüldse reaalselt, sest lihtsalt see mastaap ja asukoht ja väiksus ja kõik see lihtsalt mängib nii-öelda vastu sellele. Ja see tähendab, et meie maksupoliitika tegelikult objektiivselt peabki olema näiteks erinev. Meil peab olema oma spetsiifiline tööstuspoliitika. Ja muuseas, need ei ole sõimusõnad, nagu siin vahepeal tundus valitsuse terminoloogiat ja retoorikat jälgides. Raivo Vare, ma tänan teid selle vestluse eest, ma teid stuudiost veel ära ei luba. Meie liigume siit pildiga Tallinna tänavatele kohe, kus uurisime rahvalt, milline peaks nende hinnangul olema linnahalli tulevik, kas hoone tuleks lammutada või iga hinna eest siiski säilitada ja renoveerida. Ja enne, kui läheme sinna Tallinna tänavatele, siis ma tahan teada, Raivo Vare, mida teie arvate, milline peaks olema linnahalli tulevik? Mul on väga kahju linnahallist kui objektist. Ja tal olid omad võlud, omas ajas eriti ja omamoodi väga andekas ehitis ja kõik on õige. Aga tema ekspluatatsioon realistliku majandusinimesena, ma ütlen, on täiesti lootusetu sellisel kujul. Nii või naa me peame ümber ehitama. Kas me teeme seda nii-öelda välist kuju mingil kujul säilitades või teeme mingil muul viisil, aga meil ei ole isegi selles mõttes enam valikut. Ja kui hoolega vaadata, siis need ümberehitamise projektid, mis on ühel või teisel viisil natukene liikunud, eskiislahendused, mida siin on arutatud, kui olid privatiseerimist päevakorral, siis iga kord on nad tegelikult ikkagi ümberehitusprojektid olnud, aga ja nii funktsionaalsuse mõttes kui ka sisulises mõttes lihtsalt, ütleme niimoodi, et seda välise kuju teema on see, mis on vaidluse kohta, aga kui me tahame Estonia juurde ehitist ehitada mingiks koledaks kuubikuks, mis ei sobi mitte ühegi asjaga seal ümbruskonnas ja keegi ei kobise ja öeldakse, et muinsuskaitse on valel teel, siis miks me nüüd järsku arvame, et linnahalli puhul see on lihtsam. Kuidagi teisiti läheb. Ja. Aitäh teile. Kas teie hinnangul tuleks linnahall lammutada või iga hinna eest renoveerida? Ma ütleks, et selle võiks alles jätta, kuna see on hästi ilus hoone ja teist sellist meil Eestis ei ole. Hea küsimus. Ma arvan, et selle võiks küll renoveerida ikkagi. Oleks kahju, kui läheks lammutamisele? Oleks kahju, kindlasti. Mina isiklikult lammutaks, aga ma muidugi mõistan ka põhjused, miks selle tahetakse hoida alles, et on ikkagi mingi maamark, aga mulle ta väga ei meeldi. Põhjuseks, miks te toetate lammutamist, ongi see, et teile see lihtsalt ei meeldi või? Visuaalselt ikkagi ei ole selline nagu väärtus võib-olla minu jaoks, aga maitse asi muidugi. Aga mis linnahalli asemel võiks teie hinnangul olla siis? Võiks olla muidugi midagi sarnast, mis ta varem oli, et mingisugune kontserdi või kultuuripaik, aga ilmselt läheb nii nagu tavaliselt, et mulle linnahall meeldib, et ma saan aru, et see on selle säilitamine on väga keeruline, aga mina pigem eelistaksin säilitamist. Miks teile linnahall meeldib? Seda nii sür mulle väga meeldivad need sellised on väga vähe jäänud, sellised massiivsed, ta ongi natuke sürrealistlikust arhitektuurist ja seda on hästi vähe. Lasnamägi on ka tore selles mõttes, aga mulle meeldib see. Tuleks renoveerida ja säilitada. Miks nii? Sest et sellel on kultuuriline väärtus, ma arvan, Eesti riigile. Et seal on ju toimunud kunagi olümpia mängude, kus on kasutatud seda, et ma arvan, et see oleks õige. On teil endal mingeid mälestusi seonduvalt linnahalliga? Ja, eks seal ole ikkagi nooruses igas pidudel käidud. Katusel romantikat tehtud ja päikeseloojangut vaadatud? See taga. Olen käinud lapsena seal mingit muusikali vist vaatamas või midagi sellist, et olen ikka paar korda käinud, jah. Nii et võõras paik ei ole? Ei ole. Et väga muljetavaldav oli muidugi, siis tundus siuke võimas. Kunagi lapsena käisin seal ja see ongi ainuke mälestus. Täiskasvanuna ei ole katusele jalutama sattunud? Ei ole. Ma olen seal paaril korral lihtsalt käinud jalutamas, aga pigem ma olen võib-olla nii noor, et ma ei ole nagu väga palju kokku puutunud sellega. Ei ole, ma ei ole siin kunagi isegi käinud ühelgi üritusel. Ainult väljast poolt. Täna püüdsime teid linnahalli katuselt kinni. Tulite lihtsalt vaadet nautima või viib lihtsalt teekond üle siit? See oleks muidugi lahe, kui teekond üheks, aga ei, ma käin praktiliselt iga lõunal käin siin jalutamas. Aga sobib see meie linnapilti ja sinna mere äärde ilusti? Pigem ikka sobib, jah? Vana linnaga ta sobib pluss-miinus väga hästi kokku. Ja minu arvates ta on kindlasti ilusam kui kogu see arendus.
Valitsuse otsus nimetada Matis Mäeker rahapesu andmebüroo juhiks ka järgmiseks 5 aastaks tekitas turuosaliste seas pahameelt. Miks see nii on? Kus läksid suusad risti ja miks valitsus vaatamata keerulisele olukorrale seesuguse otsuse langetas? Räägime Õhtulehe tegevtoimetaja Tannar Leitmaaga. Tervist! Tere! No rahapesu andmebüroo ehk Raabiga on sel teemal vägikaigast vedanud LHV. Te heidame pilgu juhtunusse, et räägime natuke selle tausta lahti, et miks see Matis Mäeker on nende jaoks siis nagu selline punane lipp? Tegelikult jah, see teema minu jaoks on olnud hästi huvitav jälgida vist siin eelmises suvest saadik, sest see on kerinud järjest ja järjest, et kui rääkida erinevate pangajuhtide ja finantssektoris tegutsevate inimestega, siis LHV versus Raab on olnud selline avalik saladus ja kui eelmine aasta oli oht või siis mitte oht on vale sõna, aga oli võimalus, et Mäeker hakkab siis Finantsinspektsiooni juhtima, mis on kraadi võrra kangem järelevalveorganisatsioon kui on Raab, siis tulid ju järjest siin õiguskantsleri analüüs, mis näitas, et Raabi päringud täitmisregistrisse ei ole korrektsed, sellele järgnesid seal vaidlused, trahvihoiatused ja kõik muud sellised, mis lõppes sellega, et Mäeker ei saanud Finantsinspektsiooni juhiks. Avalikult keegi ei ütle, et need 2 asja on nagu, kõik need asjad nagu on ühes puntras, mitte ametlikult öeldakse, et on ühes puntras küll. Aga nüüd siis on siis näha, et pärast seda otsust nimetatud uuesti Raabi juhiks ka Postimees ju kirjutab samal teemal ja see umbes sarnaste väidetega, mis tegelikult olid juba eelmisel aastal minu teada valmis, et kui Mäeker peaks tõesti FI juhiks saama, tuleks see nagu välja. Aga kus see probleem ise no see on alati, on? Või räägime nagu lahti selle asja tuuma, et millest see probleem tekkis? Ma nagu ei oskagi täpselt nagu näppu panna, kus siin see õige tuum ja õiged asjad on. Eks see on selline järelevalve versus siis turuosalised, sama vaidlus on ju kohati ka näiteks advokaatide, prokuröride vahel. Aga kust need suusad risti läksid? Kust ta neid õigeid sissekandeid ei teinud? Täitmisregister, see on natukene Eesti valitsemise küsimus ka, et täitmisregister oli siis selline vahend, millega said järelevalveorganisatsioonid, MTA-d ehk Maksuamet ja politsei ja rahapesu andmebüroo tegelikult siis jälgida neile huvipakkuvate tegelaste panga väljavõtteid. Seda tehti koostöös pankadega, et see asi valmis saada ja siis ta hakkas, ma võin nüüd eksida äkki 4-5 aastat tagasi tööle. Aga nagu ikka Eestis juhtub, et teeme midagi valmis ja siis pärast vaatame, et loodame midagi pekki ei lähe, läks on ju selgus, et aastate jooksul ei reguleeritud seda õiguslikult ära, seda täitmisregistrit. Et see on nagu hästi huvitav nagu paradoks selle kogu teema puhul, et pangad ja finantsasutused ütlevad, et kui nemad midagi teevad ja nad küsivad tihtilugu Finantsinspektsioonilt või Raabilt järgi, et kas me teeme õigesti, kas me saame seadusest õigesti aru, kas see on nüüd, kas nii tohib, siis vastust väga selgelt ei tule. Aga kui pärast selgub, et sa eksisid ja tegid midagi nagu seadusega vastuolus, siis hoia piip ja prillid, siis oled ikkagi sellise litaka, et nagu on saadud. Nüüd siis Raabi puhul õiguskantsler ütles, et niimoodi ei tohi teha, Raab ei tohi neid päringuid esitada selliselt, et pole põhjendatud, miks nad esitavad, miks nad näiteks, mind ma ei tea, kas on jälgitud, ma ei usu, mul nagu nii midagi liigu seal on ju, et aga kui ka inimene ei tea, et tema kohta jälgimist tehakse, et see ei ole õiguslikult nagu korrektne. Ehk siis oma tahtsi nad võivad jälgida kelle tahes teoreetiliselt küll, jah, nad väidavad, et vaatasid ikkagi nagu põhjusega, aga seda ei saa kontrollida, selles ongi probleem, et kui sul on riigi järelevalveasutus, kes saab vaadata, neid juhtumeid on olnud ka politseis omal ajal, või suvaline näide Edgar Savisaar ajal oli ju, kui ta haiglas oli, selgus ka, et seal arstid võisid vaadata inimeste haiguslugust ja nii edasi, et sa ei tohi anda nagu nii laia pintsliga nagu relva kellegi kätte, kui pole järelevalvet. Aga kui oleks olnud samasugune probleem pangas, näiteks, et panga juht teab, et asi on ebaseaduslik ja jätkab seda tegemist ka edaspidi, siis tõenäoliselt ta poleks saanud enam järelevalveorganisatsioonide luba jätkata pangajuhina, vähemalt selles ametis mitte, et see on nagu kirjas. Aga nüüd Raab justkui on käitunud ebaõiglaselt või ebaseaduslikult ja nüüd ta selle juht võib jätkata endiselt tegevust, et see on selline
õiguslik paradoks, aga kus need suusad risti läksid, sellest räägitakse muidugi, tihtilugu ongi niimoodi, et see, kes järele valvab, see ei meeldi nendele, keda järele valvatakse, aga suusad vist läksid risti siis, kui kunagi oli olnud, oli Raab kirjutanud LHV-le ette trahvi, võimalik, et see oli vist 300 000, et nad on rikkunud kuidagi sanktsioone või lasknud siis kliendil sanktsioonides mööda hiilida. LHV kaebas selle kohtusse, öeldi sealt, et Raab eksis. Raab kirjutas selle peale aastaraamatus, et nad eksinud midagi, kohus siis ei saa aru asjadest. Ja sealt siis korraga läks asi, juba nagu tihtilugu öeldakse, et poliitikas on kõik inimsuhted, siis tundub, et Eestis on üldse kõik inimsuhted, et tekkis ka olukord, kus ilmselt enam ei saadud seda džinni pudelisse tagasi, kuule, nüüd räägime asjad selgeks ja lähme asjaga edasi, sellepärast, et kuskilt kahtlustatakse või eeldatakse, et teine osapool tahab nagu kõige halvemat nagu isiklikult ja võib-olla tahavadki. Kas LHV on praegu ainus, kes on nagu valjuhäälselt, ütleme siis rahulolematust avaldanud, et on Mäekeri ja LHV vaheline konflikt muutunud kuidagi isiklikuks, nagu sa just mainisid, et sa tegid intervjuu LHV panga vastavuskontrolli juhi Ants Soonega ning küsisid otse, et kas nii-öelda mõistliku leppimise koht on möödas? Jah, et nüüd ei taha enam kumbki pool järele anda või mis see moment on? Ega on ka ju siin olnud erinevaid advokaadibüroosid näiteks, ega seda on ka prokuratuuris öeldud, et valgekraaline kuritegevus, et seal nagu tahetakse tihtilugu järelevalvet ja õigusorganite seda võimekust piirata, sellepärast, et ettevõtluses ikka tahavad olla võimalikult vaba, on ju. Et see on nagu selline õigusorganite poolne nagu nägemus, et tahetakse teha midagi halba, sellepärast tahetakse meil seda nagu võimekust vähemaks tõmmata. Teiselt poolt jällegi on see, et kui sa arvad, et kogu aeg me kõik teeme kõik halvasti, siis nagu natukene ka viga kuskil on ju, et ma ei oskagi öelda, et LHV on see, kes nagu on vist kõige häälekam, kõige suurem sellest, kontrollimatult ma seda väita ei saa, aga ega tõenäoliselt ka see õiguskantsleri poole tulnud anonüümne pöördumine ei tulnud sinna kogemata, on ju. Et neid advokaadibüroosid on ka, kelle jaoks on Raab olnud siin pikalt liiga suurte õigustega, aga ju näiteks, kui siin oli Kihlveo hasartmänguseaduse muudatus, siis oli just see Raabi võimekuse või siis Raabi soovide piiramine oli hästi oluline mingite teatud advokaadibüroode jaoks, et see Raab sellisena ei meeldi väga ühelegi turuosalisele. Swedbank, SEB on nagu suured pangad, neile nagu Rootsi teeb kõik, nemad on siin, teevad vaikselt oma asju. LHV proovib võib-olla natuke rohkem ja siis on veel terve hulk nagu neid fintech ettevõtteid, kes tahaksidki, et Eestis oleks võimalikult lihtne, lahe ja tore, aga tihtilugu nagu meil siin juhtunud on, pärast selgub, et mingid asjad on jäänud tähelepanuta ja siis otsime süüdlast. Aga kes teostab järelevalvet Raabi tegevuse üle, et praegu tundub jääb mulje, et ka õiguskantsleri otsusest on justkui üle sõidetud? Seda vaidlust on seal olnud, et õiguskantsler saab valesti aru, on väidetud. Raab on Rahandusministeeriumi all. Täitmisregistri oleks pidanud korrektseks tegema Justiitsministeerium. Ja kui Raab esitab neid päringuid, siis ma nüüd mälu järgi öeldes vist Raab ise jälgib, et kõik oleks korrektne, mis on selline ka natukene selline veidike paradoksaalne olukord, et aga jah, see kogu see jama sai alguse minu arust hästi, see tüli on nüüd tagajärg suuresti, aga kogu see jama täitmisregistri üle sai alguse sellisest lihtsast Eesti olukorrast, et mulle ühe teise panga juhtkonnast öeldi kunagi kirjeldada seda, et nad käisid täitmisregistri alguses saadik Justiitsministeeriumis rääkimas ministritele, et kuulge, et väga tore, et te siin töötab ja kõik ja aga näeb, peaks seaduseks tegema. Justiitsminister ütles, et jah, väga hea, teeme. Läks 2 kuud mööda, tuli uus justiitsminister. Mind jälle talle rääkima, et kuule, et eelmisega rääkisime, et jah, teeme. Tuli uus justiitsminister ja nüüd on olukord siis selline, et kõik tülitsevad minagi. Ma ütlen täitsa ausalt, et mida rohkem ma olen selle teema kohta kuulnud, ma ei saa enam üldse aru, kes siin täpselt süüdi on. Võib-olla ei olegi keegi süüdi, äkki see on lihtsalt selline nagu... Kas läbipaistvust on vähe?
usaldust ei ole ja see hirm on ka muidugi ju igal pool, et nagu noh, jumala eest ei tohi eksida, mis võib-olla on ka õige, aga nagu noh, ega meie nõuame ju ka, et kui noh, selles mõttes on jumala õige nagu märkus, mida on öeldud, et kui raab tahaks või ükskõik politsei tahaks midagi rohkem jälgida, kaameraid kuhugi panna, siis meie ütleme, et jälgimisühiskond ja ei tohi ja jumala eest mitte, aga kui sellest kaamerast oleks olnud abi, et näiteks mingi pätt kätte saada, siis me kohe karjume jällegi, et aga kus oli politsei silmad just, et see ongi selline hästi nagu huvitav olukord, kus noh, sellised konfliktid tekivadki ka väga selliselt tunnetuslikult, et kas me peaksime jälgima mingeid asju, kas peaks olema nagu noh, kas peaks olema niimoodi, et ma võin minna põhimõtteliselt silmad kinni kuhugi poole, mitte midagi minuga ei juhtu, või peaks olema ka mingisugune vabadus jäetud, aga siis on ka oht, et nagu noh, midagi võib juhtuda. Et siin on selline hästi tunnetuslik küsimus, aga jah, see lõpuks on siin inimsuhteid, kus ei suudeta enam, ei usaldata üksteist, on kas või see, et kas tahetakse, et oleks järelevalve Eestis nõrgem pahatahtlikult, ma ei usu, et LHV seda tahab, aga kindlasti turuosalisi on. Aga mis selle olukorra lahendaks või mis see probleem praegu on, kas siis ongi ikkagi need puudulikud regulatsioonid või see, et raab võib tegutseda siis hetkel ütleme nagu riik riigis, et PPA-le, MTA-le kehtivad ühed reeglid ja nemad võivad neile siis vilistada või... PPA-l ja MTA-l on vist nagu keeruline, on täpsemalt seadus paika pandud, eks raab on ka suhteliselt uus asutus, et noh, siin ilmselt jah ongi, et peab asjad nagu korda tegema ja siis edasi vaatama, et noh, meil on siin, see on ka hästi huvitav, mida ma olen poliitikute käest küsinud, et kui öeldakse, et tehke mingi seadus korda, ei ole ju raske, siis tegelikult on päris keeruline küll, sellepärast et see rägastik, millega mingid asjad seotud on, see on nagu suhteliselt keeruliseks muutunud ja nagu me siin näeme järjest, oli ka ju see samuti Rahandusministeeriumist komisjonist läbi käinud hasartmänguseadus, et tahame teha parimat, aga lõpuks läheb ikka pekki ja lõpuks leitakse keegi, keda risti lüüa, et noh, mitte keegi ei taha see olla ja selles mõttes ma saan Matis Mäekerist aru, et kui meil tuleks rahapesuga mingi jama, siis oleks tema seks risti löödaks. Samal ajal, noh, ma saan ka pangast aru, et sa ei taha ka, et sul keegi käiks seal pangasaladust ohustamas, et meil võib tulla keegi siit kuskilt mingist ametist ja vaadata kõik sinu tegevusi, et selles mõttes on täiesti nagu inimlikult, ma saan kõikidest osapooltest aru. Kuidas seda lahendada? Ma ei tea. Aga ma olen ajakirjanik, ma ei oska öelda, ma oskan öelda, et tehtagu ja lahendatagu, aga kuidas seda ma tõesti ei tea. Aga mis see tunnetuslikult sinu isiklik hinnang oleks, et kui seal Matis Mäekeri asemel oleks keegi teine raabi juhiks määratud, kas siis oleks LHV vastuseis kuidagi ära läinud või oleks see sama konflikt tekkinud ikkagi uue inimesega sellepärast, et mingid regulatsioonid on puudulikud? Ma usun, et siin antud hetkel on väga tugevalt seotud see ikkagi Matis Mäekeri isikuga. Et just see sama, ja see ongi kõige keerulisem, et esiteks rahapesu tõkestamisel ei ole Eestis väga palju eksperte, Mäeker on väga palju kiita saanud Moneyvalist ja krüptoturu korrigeerimisest ja nii edasi. Et ta kindlasti on nagu enda valdkonnas väga-väga hea, aga noh, mul on hea tunne, et praegu kogu see kajastus, noh, mina tegin intervjuu, Postimehes on siin mitu lugu olnud, et see tegelikult on otseselt seotud Mäekeri isikuga. Noh, siis lõpetuseks ongi ainult öelda, et tehtagu siis midagi. Midagi, jah, täpselt. Ei, see on nagu igal pool, et tehtagu, lahendatagu, aga ma ei tea, kuidas. Tannar Leitmaa, ma tänan sind selle intervjuu eest ja ma tänan ka teid, head vaatajad. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga ikka järgmisel reedel Õhtulehe stuudios.